Pärnu Vapruse 1-2 peatreenerist Taavi Midembrit võitsid Rakverest täna koju kaasa. Kas olete rahul sellega, mida väljakul nägid? Väljakul olduga ei saa 100% rahul kindlasti olla, kui esimene poolaeg alustasime ise üsna selliselt rabedalt, mingil hetkel saime võib-olla kontrolli mängu üle kätte, lõime 2 väravat. Poole lõpus lasime rumalalt natuke sinna kasti, tegime vea, tekkis niisugune ärev olukord ja Rakvere tuli teisele poolel kindlasti palju paremini peale kui meie ja tegi selle mängu meie jaoks väga raskeks. Et kui nüüd lõppkokkuvõttes kas siis rahul mänguga või mitte, siis võib-olla rahul saab olla sellega, et poisid panid lõpuni välja ja isegi selle surve all, selle pinge all, et kas jääme 3 punktist ilma või mitte, poisid ikkagi pidasid vastu ja ma arvan, et selle 3 punkti ja selle nii-öelda võitja mentaliteedi poolestki võib nagu rahul olla. Kui palju oli mäng selline, nagu te siis eelnevalt ette kujutasite, et ei ole Tarva vastu sellist võistlusmängu ammu olnud? Jah, seda ei ole olnud. Ma arvan, et see oligi selline, mida oodata võis, et esimene poolaeg isegi, nagu ma ütlesin, mingil hetkel saime kontrolli alla, et siis ma arvan, see oli isegi natuke üllatav, et ta nii kontrolli all mingil hetkel oli, aga see, mis teine poolaeg oli, see oli ehtne ja tavaline Rakvere, kes võitleb ja alla kuskil ei anna, et väga raske oli muidu nende vastu täna mängida. Räägi natukene ka sellest, kuidas teil tööjaotus on siin platsi kõrval, oled sina see elavam mees? Tööjaotust ma ausalt öeldes ei kommenteeri selle pärast, et see on meeskonna jaoks teada, meeskonna sisene asi. Täna olin mina elavam ja Kalev oli nii-öelda nõuandja rollis, vahest vahetame olenevalt siis vajadusele ja olukorrale, kuidas on ühele või teisele mängule vaja minna. Aga kõik toimib, Eeva kõlasid veel ei ole? Ei, Kaleviga jah, meil ebakõlas ei ole, võib-olla me oleme natuke liiga sõbrad. Selge, aitäh ja edu algaval hooajal.